Nii, nüüd läheb meil edasi kööki ja kui kööki tulla, siis on vaja alati kõigepealt põll ette panna. Ükski perenaine ei astu kööki ilma põlleta. Nii et köök ja põll. Põll on ees ja hakkame nüüd kaera tummi keetma. Kõigepealt läheb vesi siia. Nii, ja paneme selle vee kohe siit keema ja läheb siia kaer sisse. Kaera juures on vaja hästi vaadata seda, millal on kaer tehtud, et kaer ei tohi olla väga vana. See tähendab seda, et alla 4 kuu, isegi 3 kuud võib olla see poest ostetud kaerahelves. Nii, ja muud ei olegi, jätame selle praegu siia keema. Nüüd hakkab kaerast viha välja ajama, ehk siis vahtu hakkab tõusma, vanasti öeldi selle kohta, et kaeraviha tuleb välja ja seda kaeraviha, seda ei tohi sisse lasta, seda ei tohi sisse jätta. Nii et seda me hakkame nüüd vaikselt siit ära riisuma pealt, et me riisume selle vihase osa siit ära. Natukene jälle liigutada, siis tuleb altpoolt see kaeraviha välja. Ja me ei riisu seda mingisuguse kulbiga, vaid just nimelt hästi õrnalt, hästi pehmelt katsume saada siit kätte lusikaga, siis on kindel, et see viha on meil käes, et ülejäänud ei lähe sinna tagasi. No nii, nüüd hakkab juba ilmet võtma, aga ikkagi annab meile seda viha veel kätte. No nüüd podisemine juba läheb aktiivsemaks, tuleb seda natuke väiksemaks veel seda tempot. No, ja tõuseb. Temperatuur ei ole üldse kõrge, see on kuskil 3 peal on meil 3,5, aga tummi algmaterjal läheb üha vihasemaks. Nii, võtame siin veel, kus on sellist vihaosa, natukene isegi veel vaiksemaks. Paneme ta lausa 2 peal. See viha koondub tavaliselt nendesse äärtesse, et see küljelt ära kraapida. No nii. Me keerame selle veel väiksemaks, selle temperatuuri, praktiliselt olematuks. Nii. Ja nüüd on see viha siit ka läinud. Sellist viha enam, see ei ole enam vihane pudru. Vihane pudru, vihane tumm. Ega selle tummil ja pudrul ei olegi väga palju vahet. Vahe on lihtsalt selles, et nüüd me peame selle ära kurnama. Tõstan korra selle pliidi siit igaks juhuks natuke kaugemale. Ja nüüd me kurname selle ära. Laseme läbi sõela. Parem oleks kasutada metallsõela, aga praegu siin ei ole meil sellist lihtsalt. Nii, ja nüüd me kurname selle vedeliku siit välja. Kestad, neid ei tohi lapsele ega haigele kõhtu sattuda, sellepärast selle paksema osa, selle paneme endale näiteks kaussi. Nii, ja siit natukene veel juurde. Juurde seda kurnata.
tuline. No nii, väiksele lapsele sellest täiesti piisab. Rohkem ei olegi seda vaja. Ja emmepudru on teises, mille emme võib ise ära süüa. Nii, ja nüüd veel. Selle lusika jätame siia. Võtame teise lusika, võtame selle tummi jaoks. See on nüüd kaera tumm. Ja nüüd tuleb siia natukene soola. Seda soola on tõesti natukene. No seda on isegi natukene liiga palju. Ta praktiliselt on see nähtamatu osa. Üliväike, isegi me ei saa öelda, et see oleks noa otsa täis. Nii, ja see sool läheb siia sisse. Nii. Rohkem ei pane soola. Ja nüüd ongi meil tumm valmis. Selle osa siia läheb natuke soola rohkem või silm sisse, kilo võileib ja ongi hommikusöök olemas või lõuna.